Nii, suur tänu ülistajatele, aga käes ongi sõnumiaeg, nagu kellaaega vaadates ongi lühisõnum. Võib-olla üks mõte siia juurde, enne kui ma selle sõnumi juurde tuleks. Tead, lõppeks kõige tähtsam on see, kui Jeesus on sinu paadis, on see sinu isikliku elu kontekst või koguduse kontekst või veel mingi kontekst, kas või ärikontekst, siis mis iganes olukord on, kõik on võimalik. See on see minu isiklik hoiak, ma loodan, et ka sinu hoiak. Aga sõna tuleb Markuse evangeeliumist, võib-olla kui sa oled usuinimene, siis see on sulle teada-tuntud tekst, aga siin on paar sellist huvitavat punkti, mida ma usun Jumalalt olen saanud, mida puudutab ka natuke järgmist aastat. Ja nüüd kuula teksti. Muuseas, enne kui ma teksti juurde lähen, oled sa märganud, sa võid kodus lugeda, Jumala asjadega on tihti niimoodi, kui sa loed, on lugu loo sees. Ja see, mida ma nüüd loon, siin on lugu, mis on loo sees, sest Jeesuse eesmärk ei olnud üldse see, aga selle eesmärgi sees juhtus midagi. Ja nüüd kuula see teksti. Evangelistidele on see selline tuttav tekst, see on Markuse 5. peatükk. Ja siit tuleb 24. Ja Jeesus läks temaga. Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber ja üks naine, kellel oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kuulutanud kõik. Siin on kohe mõttekoht. Aeg ei ole muutunud. On neid, kes saavad abi, on neid, kes kannatavad arstide käes, see on täiesti erinev. Ära kuulutanud kõik ka samamoodi. Ka täna võib väga palju sinna kulutada, et saada abi, mis tal oli, aga ei olnud saanud mingit abi. See on ka väga paljude nagu reaalsus. Vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seast ta selja taha ja puudutas tema kuube. Sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivad. Jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahvahulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langles Jeesus ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd, kui sa loed seda lugu kodus edasi, siis sa näed, et seal läheb üks hoopis teistsugune lugu edasi, sünagoogi ülema ja ta tütre lugu, aga see on lugu loo sees. Selles loos on väga huvitavad punktid. Esiteks, mida mina tooks esile, on see, et oled sa mõelnud, kust võttis see naine selle arusaamise? Kui ta ütles 28 salm, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Siin on Karina teoloogiat õppinud mõni veel. Kas on ühtegi tõotus sellist olemas Jeesuse kohta? Kui sa puudutad tema kuube, siis sa saad terveks. Mina ei tea. Ma vaatan, kas siin teoloogid aitavad mind. Esimene point oleks see, et kust ta võttis selle arusaamise? Ei ole ühtegi tõotust, aga ometigi, kui me loeme seda lugu, siis see isiklik usk tuli tema sisse ja ta sai abi Jumala käest. Ja nüüd minu küsimus on sulle see, et kui sa vaatad aastasse 2026, mida sina isiklikult usud? Ma soovin, et sa selle loo läbi sisemiselt süttiks. Võib-olla sina ei ole see, kes ütled, et jah, ma suudan samastada selle naisega, mul on 12 aastat mingi jama oma elus olnud, ma ei ole sellest lahti saanud. Ja nüüd on aeg üks usk enda sisse saada, et järgmisel aastal see asi laheneb. Sest piibel on väga huvitav oma taustakirjeldusest, ta räägib kogu selle loo ära
üks teine evangelist räägib seda ta jätab selle kirjelduse, et arstide käes oli ja sai kannatada ja kulutas ära, seda osa nagu ei pand, aga Markus toob kogu nagu selle tausta esile. Ja võib-olla see järgmine aasta oleks see, kus sa saad mingid teatud isiklikud valdkonnad täiesti üleloomulikult abi. Ma tulen taas tagasi selle mõtte, mis sina arvad? Kus see naine võttis selle usu või julguse, et tema on see, kes saab sellisel viisil Jumala käest abi, kes ennem keegi teine, oleks siis tõotus on. Meie täna ütleme, oleks lihtne ju Jumalat uskuda seda, kui on tõotus antud. Jumal ütleb, et ma teen seda, sa seisad selle tõotuse peale, palud, et see on välja, Jumal nagu vormistaks selle ära, see on ju väga lihtne. Aga kui ei ole isegi tõotust, millele toetuda, kust ta võttis sellise kummalise arusa? Ma mõtlen, ei tea ühtegi piiblikooli või teoloogia kohta, kooli, kus oleks kursus või tund sellise kohta, et kuidas puudutada Jeesuse kuube ja saada abi. Sest see ei ole teoloogiliselt, ei lähe üldse kokku. Aga ometigi ta sai, mis teisesõnu räägib mulle sellest, et ühe isikliku usu alusel on võimalik Jumalat välja saada või kätte saada teatud väga erilisi ja isiklikke asju. Kuhu asetad sina? Võib-olla sina asetad üldse selle pealtvaatajate sekka, sest need pealtvaatajad ei teadnud üldse, et midagi sellist sündis. Ainult Jeesus teadis, et midagi sündis ja siin on jälle teoloogide natukene mõttekoht või üldse usulises arusaamises. Kui meile jääb vahest mulje, et Jeesus teadis kõike, siis see lugu räägib meile väga selgelt, et ei teadnud. Siis ta küsib, kes puudutas mind nii, mis siin juhtus? Ta ei teadnud kõike. Meil on vahest ette, kui Jeesus teadis selle naise nimi ja kogu lugu ja läks, ei olnud nii. See lugu näitab, et nüüd ma ei kasutaks sellist sõna, et Jeesus oli piiratud, aga ta ei tea absoluutselt kõike, ta teadis nii palju, kui Jumal talle näitas, sest ta tuli inimesena siia maa peale. Ja see võidmine, mis tema peale oli, põhjustas neid asju, milleks see võidmine oli antud. Tuleme jälle siia. Mida sina julgeks uskuda järgmisse aastasse Jumalat? Võib-olla sul on, tulen tagasi selle juurde, mingi pikk hingeside, mis pole läbi lõigatud. Kuidas jõuda selle kohale, et saada see kindlus? Muidugi on teatud baasasjad, mis on väga lihtsad. Ta oli kuulnud Jeesusest ja ma võiks öelda, et number 1 on see, et sa tead, kelle juurde tulla. Jälle, kuna me ei ole üleliia selles mõttes karismaatiline kogudus, aga vahest tänapäeval jääb mulje, kui mingi suur Jumala, mis tuleb, siis tema kindlasti lahendab, annab sulle topeltvõidmise ja lahendab kõik sinu jamad ära. Ja üllatus, elu reaalsus näitab, et ei ole nii. Et see päris asi ikkagi sünnib nii, et kui sa lähed Jeesuse juurde, jah, see võib inimese läbi tulla hiljem, sest Jumal kasutab inimesi, aga ometigi see on üks mõttekoht, et kas me teame, kelle juurde tulla siis, kui on teatud kriis. Teine asi, mis mulle meeldib selle loos, on see, et Jumal pidi midagi selle naise elust sütitama. Jumal isa, ma mõtlen siis. Sest sel naisel oli üks isiklik usk. Mitte Jeesus ei tekitanud seda usku temas. Ta tuli Jeesuse juurde, sest see on Jumala töö ju. Jumala töö on jätkuvalt ja ka see, et kõik, kes tahavad taevariiki siseneda, peavad tulema Jeesuse juurde, sest Jumal on nii seadnud. Teatud asju on Jumal nii seadnud ja seda ei saa muuta, kui väga me inimestena ka tahaks. Ja siin on taas see lugu, Jumal pidi selle naise sees midagi vaimselt tekitama. Ja minu küsimus on, kas sa märkad neid impulsse, mida Jumal sinu elus teeb? Kas sa märkad või tead, usuelu võib elada ka nii, et sa eirad neid. Lihtsalt nii nagu siin piibliloos on vaimulik protsess käib, oli rahva hulk, kõik nemad vaatasid, mis väliselt sünnib ja kas midagi võimast sünnib. Ja nad ei näinud hoopis seda, mida see naine sai Jumalalt, üks isiklik Jumala ime, mis muutis, ma usun kui me oleks selle naise elu pärast edasi lugenud, see oli täiesti teistsugune saatus. Ehk siin on jälle see mõttekoht, et
selle Jumalalt saadud isikliku elu tasemel või tasandil võib sinu elu äkitselt väga totaalselt muutuda. Näiteks aastal 2026, mis on varsti tulemas, kui sa märkad seda, millised asju Jumala vaim sinu sees õhutab uskuma. Nii nagu seda naist õhutas, ma usun, Jumala vaim uskuma teatud asju, mis võib-olla teoloogiliselt ei olnud üldse nii paika pidavad, sest ei olnud seda tõotust. Ja üleüldse tol ajal ju see oli väga maskuliinne ühiskond, mis üleliia tähelepanu naistele ei pööranud, et üleüldse naisele anda selline ime, see üsna ebatavaline on. Ja pealegi, kui asetada veel see mingisse kaasa konteksti, siis võiks ju öelda, et no mine kogudu siis sünagoogi, tahad terveks saada, mine sünagoogi. Miks selline kontekst? Aga jälle see isiklik usk, sest Jeesus seletab selle protsessi väga lihtsalt lahti. Tütar, sinu usk, kui sa loed naislugusid piiblis, siis kui palju naisi sa leiad, kellele Jeesus ütleb tütar? Väga isiklik. Seal midagi juhtus kohe. Sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Jeesus kinnitab, vaata Jumal alati kinnitab seda, mida naine sai, seda Jeesus ka kinnitab ja ta teeb selle rõhu taas sellele, sinu usk on su päästnud. Siian ma olen neid evangeelseid jutlusi päris paras ports kuulnud ja ma ei väida seda, et sa oma isikliku usuga saad maailma päris pea peale pöörata. Sest see oleks see isikliku usu väärkasutus, aga isikliku elu kontekstis on see väga tähtis. Sest lõpuks on see, et see naine sai abi ja see usk oli sellele rajatud ja sihitud, et tema saaks oma hädas abi. Ja märka seda, mis on sinu elu kontekst. Kui sa mõtled, et mis on see, mida mina ootan ja järgmises protsessis ka, et tuleb üks usukindlus, et sa julged uskuda, mida Jumal saab aastal 2026 isiklikult sinu elus tegema, sest see on sama oluline osa, sest me elame kõik lõpuks isiklikult Jumala ees, et mis on see, mida Jumala vaim sind õhutab uskuma. Ja kui sa järgid seda, ega see naine pidi ka ületama iseennast, kui ma oleks näinud, ütleme nii, seal on erinevad tasandid. Kui ma oleks näinud selle naise mõttemustreid tema peas, kui seal oli üks võitlus kindlasti. Miks? Sest pimedus kasutab väga palju mõttetasandit. Kui usk tema sees tekkis, et minna Jeesuse juurde ja puudutada teda, siis ma usun, pimeduse jõud kindlasti maalisid talle ette kõik need ebaõnnestumised, mis tal oli juba. Vaata, sa käisid ju seal ja seal ja seal ja mitte midagi ei juhtunud ja see on lihtsalt järgmine viis, kuidas jälle midagi ei juhtu. Tead, pimedusel on viis, kuidas vajutada meie sisemiste nuppudele, kus me annaks sisemiselt alla ja laseks nagu sellel usul kösti kokku vajuda, sest ka see on võimalik. Usk ei ole mingi mehhanism, automaatmehhanism, mis toimub sinu sees, aga ta rajaneb millegile, mida Jumal on sinu sees alustanud ja millel sinul on oma osa. Sa naine pidi ületama selle isikliku esiteks mõttebarjääri, aga ka läbi trügima sellest rahva hulgastest, no kujuta ise, pane ise sellises olukorda. Suur rahva hulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber, et sinna löögile pääseda. See ei olnud, no Jeesusel õnneks ei olnud turvamehi. Ta ei kasutanud neid, tänapäeval muidugi kõik kasutavad turvamehi, aga igal juhul see naine pidi ületama selle barjääri, et ta teeb oma osa. Ja vaata, see on tähtis, kas sina tead seda enda osa? Et võib-olla need imed, mida Jumal on planeerinud sinusse aastasse 2026, et see tuleks esile. Seal on alati üks isiklik osa, sest ilma selleta see lihtsalt ei sünni. Oleks naine lihtsalt, vaata vahest on, meil on tänapäeval mingi arusaamine, et usk on sellest, et ma usun ja siis ei tee midagi ja lihtsalt selle usu peale, kui Jumal teebki kõik. See on ainult
kui me nii usume, siis meil on selline poolik usk, me ei ole usust täielikult aru saanud, sest usk on tegu. Jah, seal on üks veendumus, aga see on ka tegu. Need mõlemad pooled käivad koos. Kui sa lõikad ühe välja, siis on automaatselt asi poolik. Ja see naine pidi ületama need barjäärid, et saada abi. Me nüüd ei tea täpselt, kas seal oli ka neid, kes võib-olla oleks, ta ütled, kuhu sa trügid, siin niigi rahvast piisavalt, aga igal juhul ta jõudis sellele missioonil, ta jõudis sellele kohta, kus ta puudutas Jeesust isiklikult. Ja see, mida mina sooviks, kui aega tagasi mõelda, mina oleks tahtnud näha seda vaimumaailma reaalsust, mis tolles ajas väliselt see võis tunduda ainult Jeesuse kuue puudutust, aga kui seda vaimumaailma avatud silmadega näha, vaat see oleks põnev, see ületaks igasuguse avatari ja kõik muud, mida inimene välja oskab mõelda. See oleks väga palju põnevam. Paraku enamus ajast on see meile kinni, aga see on see, mis mind nagu käivitaks, näha, kuidas Jumal ja millised väed on seal sellises viisil tegev, aga see on ometigi oluline. Nii et taas lühi mõtte kokkuvõte, et mida sina usud? Sest lõppeks väga paljus ikkagi läheb nii, nagu me usume, ehkki Jumal võib alati üle ja juurde lisada, aga ometigi sellest printsiibist ei saa üle ega ümber, mida sina usud. Selle mõttega ma jätaksin nende päevade sisse, mis selles aastat on, et sa võiks enda jaoks kaardistada ära vähemalt. Mis on see? Sest kui me usume nii, nagu Jumala sõna õpetab, siis tegelikult see sünnibki. Ja see isiklik usk on selles mõttes ka oluline, et võis ju olla, et seal oli rahva hulgas veel väga palju teisi haigeid. Aga nemad mingil põhjusel ei saanud ja sai just see veritõbine naine. Ka Jumala sõna ei ütle, et tal oli mingi eriusk, et Jumal valis ta välja, et näidata oma au. Siuksed asju on ka olemas. Aga see lugu ei räägi sellest. Et ta oli eriline Jumala väljavalitu, eriusk anti talle, vaid Jeesus kirjeldas seda väga lihtsalt taas, sinu usk. Nii et mõtle selle aasta sees, milline on sinu usk ja kuidas sa või millisena sa seadistad oma usu järgmise aastasse suhtes. Kas lähed sa kaasa sellega lihtsalt kontekstis? Lähed sa kaasa, kuidas see maailm prognoosib, et kõik on selline ja läheb veel sellisemaks või sa usud, mida Jumal võib teha. Need kõik on väga erinevad võimalused, aga püha vaim vaid saab selle isiklikuks teha sinu elu kontekstis ja minu palve on lihtsalt, et püha vaim teeks selle sulle isiklikuks, et sa teaksid, mida sina usud siis järgmise aasta kontekstis. Palvetame. Isa taevas, ma usun, et see lugu kõnetab meid nii erineval tasandil. Ja nii nagu sa, Jumal, sütitasid selle naise uskuma väga isiklikult asja, mida keegi teine selliselt ei julgenud uskuda, ei osanud uskuda ja võib-olla see naine ka ise üllatus selles protsessi sees olles, et ta julgeb uskuda midagi sellist, kus ta oli käinud arstide ja otsinud abi igalt poolt ja ei olnud saanud. Ja ometigi oli see lahendus väga lihtne, tulla ja puudutada Jeesust. Issand, ma palun, et see igatsus põleks meie sees. Tulla ja puudutada Jeesust nii, et me saaks abi selle koha pealt, kus meie oleme katki, kus meie vajame üleloomulikku sinu puudutust. Ja ma tänan, et oma sõnas sa ütled väga selgelt, et sa tahad kõiki aidata, sest sina oled Issand. Ja vaatame ka lootusrikkalt aastasse 2026, kus meie palve on Jumal, aita meil uskuda neid asju, mis lähtuvad sinust. Mitte meie oma fantaasiatest, kuskilt kellegi lugudest, vaid mida isiklikult sina õhutad mind uskuma, et me küsiks seda iseendalt. Amen. Nüüd on üks laul, mulle öeldi.